tulemast Rakvere gümnaasiumi juubelikontserdile. Olet
Tere päevast! Oleme tulnud siia Rakvere rongijaama, et oodata Rakvere gümnaasiumi 100. juubelirongi, mis peaks kohe-kohe saabuma. Koos meiega ootab veel väga palju inimesi ja olukord on äärmiselt pingeline. Naaseme mõne hetke pärast. Meie isa,
olen Ivi Eenmaa ja mina lõpetasin Rakvere esimese keskkooli 1961. aastal. Ja ma ütlen juurde, et minul on olnud õnn käia koolis, mille on lõpetanud ka minu ema, kuigi see oli 32. aastal, nii et märksa varem. Ja ma ütleks, et kool oli hästi vahva ja koolis oli palju tegevusi, kõnekursused, inglise keele õppevõimalused, täiendavad prantsuse keele õppimised, sport oli au sees ja tol ajal me lõime ka selliseid interklubi, ma olin selle esimene president, ise lõin, ise olin president. Kord oli olemas, me ei teadnud seda, et tohib rääkida, me ei teadnud, et tohib õpetajale, pedagoogile vastu hakata, me ei teinud seda, me ei tulnud see pähegi. Nii et see, mis oli ja see elu, mis oli, see on nagu tegelikult ette kujutamata täna ja tore. Aeg on ju edasi läinud, aga jätke ühte asja meelde. Ma usun, et iga õpetaja täna selles koolis väärib kõige sügavamat lugupidamist ja jätke see alati meelde. Tere armas koolipere, mina olen Heli Veskus. Siin koolis tuntud kui Heli Niitväli. Kõigepealt ma tahaksin teid kõiki tervitada ja õnnitleda kooli 100. sünniaastapäeva puhul, kuna töökohustustest sõltuvalt ei saa ma kahjuks täna teiega koos viibida, soovin teile kõigile palju-palju õnne. Et kui öelda Rakvere, siis minu jaoks selle linnaga seostub just nimelt see vana valge maja, mis seisab siin keset Rakvere linna. Nii et palju õnne kõigile veel kord.
oleme tagasi Rakvere raudteejaamas ja olukord on muutunud veelgi pingelisemaks, sest kõik tahavad osa saada metsikust juubelimöllust. Ei tea, kas perroon vastu peab. Ja sealt ta tuleb! Kas Rakvere gümnaasiumis on tore töötada? Väga tore, maailma parim töökoht. Armastan väga Rakvere gümnaasiumit ja töötan rõõmuga. Loomulikult on. Jah. Miks? Sellepärast, et on. On ikka tore töötada, siin on ju nii toredad õpilased. On ikka tore töötada. Siin on vahvad õpilased, toredad kolleegid. Ja Rakvere gümnaasiumis on väga tore töötada. No esiteks on siin väga head kolleegid. Teiseks ma ei tea, miks see nii on, aga siia tulevad alati väga head õpilased. Väga tore, eriti väikeste lastega. Sest väikesed on nii siirad ja vahetud. Aga otse loomulikult, sest siin on nii palju töökaid ja kenasid lapsi. Otse loomulikult. Lääne-Virumaa parim kool minu arvates. Nii õpilaste kui õpetajate poolest.
on väga tore, sellepärast et Tartu Ülikoolis mind siia tuunati, siia olen ma jäänud. Ilus ja sõbralik kool. Igal juhul on. No toredad kolleegid on ja toredad õpilased ka. Nagu juba eelkõneleja mainis, toredad kolleegid ja väga kihvtid õpilased. Loomulikult. Ja eriti viimasel ajal ma tunnen, et ma olen väga õnnelik siin. Jah, ma olen siin töötanud väga kaua ja kui mul oleks ka olnud võimalus kuskile mujale minna, siis ma arvan, et ma olen teinud õige valiku, kuna ma armastan Rakvere gümnaasiumi ja armastan meie kooli ja õpilasi.
tere, oleme siin Rakvere linna vahel ja siin toimub midagi uskumatut. Õpilaste hordid liiguvad teadmata suunas. Kohe uurime välja, kuhu nad liiguvad. Vabandage, kuhu te liigute? 600 poole. tere, oleme tulnud siia Rakvere gümnaasiumi väikesesse majja, kus õpib meie kooli pisem pere, et uurida, kuidas meeldib neile meie koolis õppida. Kõigepealt vaatame, mida arvavad esimese klassi õpilased ja seejärel 6. klassi õpilased. Kas teile meeldib Rakvere gümnaasiumis käia? Jaa, sellepärast, et siin õppida. Siin on head õpetajad. Sest siin on toredam õpetaja. Jaa. Miks? Ta on hästi lahe ja saab palju uusi sõpru. Mulle meeldib Rakvere gümnaasiumis käia. Sest siin on nii tore. Sellepärast, et siit saab targaks. Mulle meeldib siin õppida. Et seal on nii tore. Kõik on lahe. Sest see on hea kool. Siin on paremad õpetajad ja siin ei ole niimoodi eriitusi. Sellepärast, et siin saab palju rohkem sõpru. Ja siin on head õpetajad. Miks on Rakvere gümnaasiumis tore õppida?
Siin on toredad õpetajad ja mõnus õppimiskeskkond ja üldse nagu kõik on sõbralikud kõigi vastu ja. No ikka sellepärast, et siin saab huvitavaid asju teha ja siis kui midagi on vaja, siis õpetajad aitavad ja. Sellepärast siin on head õpetajad ja siin on väga mugav. Võib-olla sellepärast, et see on väga tore kool, siin on väga head õpetajad ja ma ei tea, mina tunnen küll, et see on nagu minu kodu. Siin on väga head õpetajad ja ma ei tea. Siin on üldse väga tore, õpetajad on kõik head ja toit on ka väga maitsev. Siis siin on head õpetajad ja toredad sõbrad. Siin on palju üritusi ja õpetajad on ka väga head. Siin käivad mul nagu palju sõpru ja siin on, mul ei ole kõige pikem majas kooli minna ja mulle meeldib siin. Siin on sellepärast tore õppida, et siin on hästi lahedad õpetajad ja mõnusad õppeained ja mõnus nagu seltskond ja nii. Tere! Oleme siin Rakvere gümnaasiumi hoovis, et välja selgitada, kuhu on hakanud kõik Rakvere linnakodanikud järsku jooksma. Uurime asja lähemalt. Tere! Tervist! Kus te kiirustate niimoodi? Juubelile. Olete kaua juubeli jaoks trenni teinud? Juba paar nädalat. Ja palju aega on? Aega on ainult paar tundi jäänud. Aga sel juhul jookske kiiruga.
meenub suur valge maja, kus on üks torn, kuhu ma kunagi ei jõudnud, mis on ikkagi müsteerium. Minu vanaisa käis seal koolis, minu vana tädi käis seal koolis, minu onu käis seal koolis, mu isa käis, mu õde käis, mina käisin, mu noorem õde käib. Jah, me oleme kokku sama vanad kui see kool, ma arvan, kooliaastate järgi. Mina käisin Rakvere gümnaasiumis, eks ju. Lõpetasin selle 2 aastat tagasi, vist 1,5 aastat tagasi. Ja mulle nagu meeldis see, et kui ma nagu eriti ei huvitunud õppetööst viimastel aastatel, tõesti ei huvitanud, siis ma sain tegeleda sellega, mida ma tahtsin. See bändi teha, näiteringis kõigega. Mul olid siuksed mõnusad aastad seal. Üsna lihtne oli ka kõik. No tõesti oleks äge näha, milline näeb välja 2100. aasta Aabits, milline näeb välja 2100. aasta Rakvere gümnaasium, milline näeb välja 2100. aasta Rakvere gümnaasiumi pere. Iga kord, kui kuskil mujal tulevad sellised traditsioonid seoses kooli aktustega näiteks silme ette, siis mul on nii hästi meeles see gümnaasiumi aktus, mul on nii hästi meeles see, kuidas me pidime kõik nii ilusti riides olema ja kuidas me pidime kõik nii korralikult käituma. Ja ma tunnen sellest puudust ja mul on nii hea meel, et me saime selle kooli, sellise tugeva traditsioonide kooli.
tere, oleme siin Lääne-Virumaa aasta põllumehe kodus, et uurida, kuidas temal läheb. Tere, kuidas teil läheb? Tervist, kuulge, läheb väga hästi ja ütleks, et see aasta on olnud väga edukas. Kartulis on siin juba juulis välja võetud ja porgandit ei peanudki panema. Ja nüüd siis valmistume Milviga juubelikontserdiks. Kas Milvi on teie naine? Ei ole naine, Milvi on minu kana. Kuhu siis teie naine juubeli ajaks jääb? No, naine peab siin kodutöid tegema, nagu te näete. Keegi peab kartulite eest ka hoolitsema. Vot. Et ühesõnaga naise jätate juubeli ajaks koju? Tundub nii, jah. Aitäh! Ja nüüd räägime ka paar sõna naisega. Mis tunne on olla aasta põllumehe naine? Ei ikka uhke on. Kuidas te suhtute sellesse, et teie mees läheb peale kanaga, mitte teiega? Ei kui munad koju toob, siis on hästi. Kas te soovite ka midagi juubelipidulistele soovida? Jah, sööge muna. Aitäh! Mehenu haen mind ranna
tere, oleme siin Rakvere gümnaasiumi ees ja meieni on jõudnud mitmeid vihjeid ühest murelikust postiljonist. Kohe uurime asja lähemalt. Tere, mis mureks on? Tere, no olen mitmendat aastat postiljon, toimetan kirju, pakke, armastan oma tööd tegelikult. Aga kui Rakvere gümnaasiumil tuli juubel, pakid läksid raskemaks, seljavalu lõi välja, aga ei, ma ei kurda. Ma olen ju televisioonis. Tere ema, tere isa, palju õnne Rakvere gümnaasium. Ma saan hakkama nende pakkidega. Meie oleme kõik lõpetanud Rakvere gümnaasiumi ja meie jaoks on see ka püha väärtus, kõik saavad kokku. Et sa tuled taas minu koju, minu tarre, kus ootamas ma möödu soostel sulmest läbi lööva mandri käest. Hüppa üle kaiule, et saaksid püüda kõigest väest. Oled siin, lõpuks ometi, hoian sinu käsi peal ei lahti. Lase ma neist.
millal näen sind jälle, luba, et sa tuled taas minu koju, minu arre, kus ootama sind ma. Mine lepmarisust läbi, aga pükkad päikse käes, mäest alla veel paar sammu, siis hüüa kõigest mäest, oled siin lõpuks ometi. Hoian sind käsi peal ei lahti lase neist, oled siin lõpuks ometi. Emban sinu põlvi peal ei lahti lase ma neist. Millal näen sind jälle, luban, et sa tuled taas minu koju, minu arre, kus ootamas sind ma ei saavu sinult ühtki märki. Kaob lootus, sära silm, ütle väiksel, et saad veel, muidu hakkan mulju küll. Ootan sind ma kuupaistel, ootus jääb ja lootus ka. Ja kui sa lõpuks tuled, püüan üle kogu maa. Oled siin lõpuks ometi. Hoian sinu käsi peal ei lahti lase neist. Oled siin lõpuks ometi. Emban sinu põlvi peal ei lahti lase neist. Oled siin lõpuks ometi. Hoian sinu käsi peal ei lahti lase neist. Oled siin lõpuks ometi. Emban sinu põlvi peal ei lahti lase ma neist. nüüd? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
poisid teha selle passi? Paine. Paine, minu meelest ka paine. Tavaliselt, kui ma olen laulu käigus, ma olen teinud, ma olen seda saaks mida teist õigelt. Ma viskan kassi mõõsasse! Kuule mutte! Minek jah, juubelil jah, lipp sees, nii, ja vaata, et rosoljet tood, rosoljet kindlasti. Tuunikala kindlasti toob, jah. No davai. Minu mees.
tead mis? Mul on sulle üks jutt. nii. Ma mõtlesin pikalt, kas ma küsin seda, aga vaata, me oleme nii kaua koos olnud ja siis ma mõtlesin, et ikka oleks õige aeg. Et kas sa tuleksid minuga kerge seda juupelile? Isa, sa ei kujuta ette, kui kaua ma olen oodanud, et sa mul küsiksid seda. jaa!
teate, 7. klassis mul oli unistus. Ma tahtsin saada tippsportlaseks. Ma kirjutasin sellest isegi oma kirjandis. Ma käisin väiksena maadlustrennis ja siis läksin jalgpallitrenni. Siis aga tuli pööre. 7. klassis tuli minu juurde kirjandusõpetaja ja palus mul pähe õppida üks luuletus ja esitada seda ühel konkursil. Siis tuli minu juurde üks teine naine ja kuulas, kuidas Vallo luuletust loeb. Selle luuletuse nimi oli Väike Illimar. Sealt edasi läks kõik kuidagi allamäge. Ma läksin näiteringi. Minust ei saanud tippsportlast. Ja tundub, et ka neist siin tippsportlast ei saa. Küll aga midagi muud.
mida te soovite Rakvere gümnaasiumile sünnipäevaks? Pikka iga. Raha. Palju õnne. Et kool ära ei lammutata. Soovin tegutsemisrõõmu. Mis teile eriti korda läheks ja ma sooviksin seda, et te saaksite elus kõike seda, mida te ise tahate. Palju õnne sünnipäevaks. Et ma tahaks, et meie kool oleks väärikaist väärikaim. Häid õpilasi, ilusaid aastaid, pikka tulevikku. Palju õnne ja kordaminekuid kõiges. Palju õnne. Palju õnne. Uut ilusat maja, valget maja. Et oleks ikka jätkusuutlik. Rakvere gümnaasium, kõige kõvem kool. Hoidke tungal kõrgel. Palju õnne ja ole sama tubli edasi, nagu sa kogu aeg oled olnud. Palju aastaid gümnaasiumina? No 200. Ma mõtlen, et häid lapsi, häid inimesi, see tähendab häid õpetajaid. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne. Soovin seda, et kõik ennast kokku võtaksid, nii õpetajad kui ka õpilased, et säiliks meie gümnaasiumi maine. Pikka iga Rakvere gümnaasiumile ja hoidke traditsioone, aga olge uuendustele avatud. Soovin, et meie kool oleks jätkusuutlik, et me oleksime kõik koos. Ma ei arva seda, et Rakvere gümnaasium peaks muutuma ainult gümnaasiumiks. Ma väga tahaksin, et meie koolis oleksid suured ja väikesed sõbrad koos. See tähendab seda, et 1. kuni 12. klassini. Palju õnne, Rakvere gümnaasium!
ei me tea, kas me saame kokku siin veel tulema. Austatud saalis viibijad, Rakvere gümnaasium tänab teid, et vaatasite ja kuulasite. Armsad vilistlased, kohtume täna õhtul Rakvere gümnaasiumi juubelil. Hoia tungal kõrgel.